Tere imeilusat neljapäeva õhtut, hea sõber. Mina olen Kris ja nii nagu ikka viimased neljapäevad alates 14. oktoobrist räägime me neljapäeva õhtuti kell 6 üks omajagu tund aega tervisest ja inspiratsiooniraamatukogu esimesest raamatust doktor Rangan Chaterie ülitisest Tervise 4 tugisammast. Miks me sellest räägime? Sellepärast, et ma olen selle raamatu üks andunud fänne ja üks suur põhjus, miks see niimoodi on kindlasti ka selles, et ma olen otseselt süüdi selle raamatu äratõlkimises ja selle kirjastamises täpselt samamoodi. Igal neljapäeval, nagu juba mainitud, kuni 17. detsembrini räägime siis tervisest ja sellest raamatust erinevate külalistega. Kui sul tekib vastupandamatu soov selle vestluse ajal, mis täna siin aset leiab, see raamat endale soetada ja sa ei kannata oodata homseni, et minna kas raamatupoodi, kas siis Rahvaraamatusse või Apollosse või kuskile mujale, siis saad absoluutselt igal ajahetkel 24/7 seda raamatut soetada ka meie kodulehelt www.inspiratsiooniraamatukogu.ee ja moodsale ajale omaselt ka Inspiratsiooniraamatukogu Facebooki lehel. Lisaks sellele, et me oleme pannud müüki siis oma raamatu, oleme me otsustanud panna oma e-poodi müüki ka mõned teised äärmiselt head raamatud, mis on kirjastatud ammu enne seda, kui Inspiratsiooniraamatukogu sündis ühe väikese erandiga. Nimelt on meie kodukalt saadaval ka Jamie Oliveri taimetoitude raamat. Ja miks? See põhjus on imelihtne. Nimelt on doktor Rangan Chaterie ja Jamie Oliver vastastikku teineteise suured fännid. Ja kuna meil on tulemas jõulud, siis meie kodukalt leiate hea jõulupakkumise need kaks raamatut koos täiesti superhinnaga. Ja lisaks sellele me mõtlesime, et oleks tark vähendada natukene postipakkide koormatust ja see tähendab seda, et kui sa tahad selle sama komplekti või ükskõik millise muu raamatu meie kodulehelt kinkida oma sõbrale või emale või isale, siis ole hea, tee linnukene kohta, kus on kirjas, et paki mu kingitus jõulukingiks, kirjuta sinna kingisaaja nimi, tekst, mida sa tahad, et me kirjutaksime jõulukaardile, enda nimi, pane oma sõbra või ema telefoninumber ja otsusta, millisesse pakiautomaati sinna saata just sellele kingisaajale. Nii et koormame natukene siis pakiautomaate vähem ja saadame kingitused otseteele. Ja muuseas, see emale saatmine ei ole üldse nali. Minuni on jõudnud päris mitmelt inimeselt tagasiside, kes on selle raamatu endale ostnud, Tervise 4 tugisammast siis, on tulnud ema külla, paaril juhul ka sõbranna ja on lihtsalt selle raamatuga minema kõndinud. Nii et tark on osta kohe 2 või saata juba jõulukingitus ära. Meie Facebooki lehekülg ootab ka igasuguseid like, share, keere ja nii edasi. Ja selle laivi lõpus ma panen siia kommentaaridesse ka ühe lingi. Nimelt koostasime sellise kiire terviseauditi terviserattana, mis on siis PDF-ina meie koduleheküljel saadaval ja niimoodi saate näha ja teada, et milliseid 4 tugisambast pead sina kõige rohkem millele siis tähelepanu pöörama ja mida enda heaks, oma tervise heaks tegema. Nii et tegime sinu elu natukene lihtsamaks. Aga see selleks. Minul on äärmiselt hea meel täna tutvustada, ta kindlasti ei vaja tutvustamist, aga esitleda siis minu tänast külalist, armastatud muusik Alen Vesiko. Tere, Alen! Tere kõigile! Aitäh, et sa olid nõus tulema ja rääkima enda seosest tervisega ja ka selle puudumisega mõneti. Aga räägi kõigepealt koroona ajastu ja muusikuelu. Kuidas läheb muusikutel koroona ajal?
No nagu näha on, siis ma olen praegu oma stuudios kodus ja siin ei toimu absoluutselt mitte midagi. Nii et mina olen üks nendest muusikutest, kes ei julge või ei saa öelda seda, et koroona mõjus hästi ja me salvestasime uue plaadi või noh, ma olen kuulnud neid jutte igasuguseid, kuidas inimesed räägivad, et kui kevadel oli see nii-öelda see lockdown ja maailm kinni pandi, et siis kõik tegelesid loometööga. Mina põgenesin pigem sellest hästi kaugele. Alguses ei teinud üldse mitte midagi ja siis läksin tegelikult päris tõsiselt võetavale tööle. Ja ma julgen nagu öelda seda, et ma käisin viimati päriselt tööl käisin 2003. aastal, see oli märtsikuus. Ja kui ma ei eksi, siis see kestis umbes 2 nädalat, sellepärast pärast seda mind vallandati, kuna mul oli nii palju esinemisi. Aga tegelikult jah, et ma arvan, et muusikutel, kui nagu tõsiselt rääkides, siis muusikutel on täna väga rasked ajad. Väga paljud minu sõbrad on ikkagi hädas nagu sellega, et toime tulla ja ega neil ei olegi mingit muud lootust igapäevaselt lugedes Facebookis, et olen õhtujuht või pulmaisa ja otsin tööd, et see ongi see karm reaalsus. Ega meil midagi muud. Me peame kuidagi selle aja üle elama, kohanema ja minema tööle, noh, nii-öelda tööle ka. Nii ta on. Päris keeruline on see tööteema ka, sellepärast, et tööturul on ju järjest rohkem inimesi ja nende kvalifitseerumised võib-olla on natukene teised ka kui muusikutel. Aga millest sa täna muusikuna, tööle läinud muusikuna kõige rohkem puudust tunned? Ma pean tunnistama, et reede õhtud on selles mõttes keerulised, et ma olen harjunud ikkagi sellega, et meil on ikkagi mingi väljasõit või kuskil on mingi see vahetu kontserdi elamus, kus mina istun laval ja inimene on saalis, et ma ei saa nagu seda. Sellest ma tunnen puudust ja seda ma tahaks nagu kogeda rohkem. Loomulikult on olemas võimalused läbi igasuguste piirangutega. Me oleks saanud teha ka jõulukontserti ja mullegi pakuti neid ja kui oleks vähe lihtsam olukord olnud, siis ka see nädalavahetus oleks mõned kontserdid olnud, aga ongi see, et inimesed kardavad, ei julge välja tulla, korraldajad on hädas. No mina kui ka kontserdikorraldaja, sest ma korraldan väga palju asju ise, ütlen nagu seda, et Eesti showbusiness või meelelahutusäri on niivõrd väikse kasumi marginaaliga, et riskida täna sellega, et võib-olla saab 20. detsembril teha ühe kontserdi. Odavam kodus istuda, seda kõike mitte teha, sest tegelikult väga kalliks, rahalises mõttes väga kalliks kevadine kinnipanek, kus pidime ostma neid pileteid tagasi, siis lükkame edasi ja siis jälle edasi. Sest ega siis reklaami ja selle peale tehtud kulutused jäid ikkagi õhku. Nii see on. Ma arvan, et me peame lihtsalt katsuma kuidagi see üle elada. Minul ei ole probleemi. Mina tegelen teiste asjadega ka elus nüüd ja ma loodan, et teised leiavad ka endale ikkagi selle elamuspallika. Ja. Aga räägi, see, millega sa praegu tegeled, see on fännid panevad endal turvavöö peale ja mis sa teed, Alen? Ma töötan alates aprilli lõpust või maist oleme ametlikult tööl Talupidajate Keskliidus, tegelen asendusteenistuse taimekasvatuse osaga, kus ma siis oma nõujõu ja energia panustamisega üritan edendada seda ja aitan vahendada talunikele ja põllumajandusettevõtjatele asendustööjõudu, mis on seotud siis sellise, ütleme, kogu see asi, enamus inimesed pole sellest mitte kunagi kuulnud. On osa talunikegi, kes ei ole sellest kuulnud, mis on nagu kõige naljakam veel, et ma helistan neile teinekord, ütlen, et tere, et mina olen Alen Vesiko, et kas ma tohin teiega rääkida, siis loomulikult on alguses see, et kuule see laulja helistab, et mis tema põllumajandus see. See on muidugi hakkab üle minema, sellepärast ma olen pool aastat seda tööd teinud või mõni päev rohkem isegi juba. Et nad hakkavad nagu harjuma sellega, et ma tegelikult ka tegelen sellega. Eks ma jagan natukene matsu ka veidikene, sest ma olen otsapidi tegelikult seotud ka veisekasvatusega ja ma sõidan ikkagi teinekord ka traktoriga ja olen
põlvis saati sõna otseses mõttes posas, kui vaja on, et loomakene hädas on, et lähed appi ikka. Et mul sõbrad käisid siin suvel, kui vähe vabam aeg oli, siis käisid pilte tegemas, kuidas Alju traktoriga sõidab ja lehmasita sees möllab. Et noh, see on ka nagu selline huvitav tegevus. Ma arvan, et ka see on kõik seotud selle kasvamise ja olemise ja noh, täiskasvanuks saamine nimetavad, see kõlab nagu ilgelt banaalselt. Ma olen 40 aastat vana ainult täna, ma ütlen, et ma hakkan täiskasvanuks saama. Et mulle mingis mõttes meeldis see, mida see kevadine koroona nagu õpetas, oligi nagu see, ei ole mõtet või ühesõnaga, ma sain aru nagu seda, et mulle on antud mingi hulk kontserte, esinemisi, mida ma olen võimeline tegema. Nii, ja kui see hulk saab täis, siis rohkem ei ole. Et võib-olla teatud üritused oma elust võib ära jätta. Mitte võib, et tegelikult peakski ära jätma. Et ma olen jõudnud ka sellisesse ikka, kus ma tunnen, et ma võib-olla ei taha igal pool laulda ja ma valin. Õnneks olen ma saanud kogu aeg valida oma tööd. Aga et see õpetaski nagu seda, saab hakkama vähesemaga. Sest sul on kogu aeg see tunne, et kui ma nüüd seda kopikat senti ei saa seda eurot, et siis mul jääb midagi tegemata elus. Tegelikult ei jää. Selle sama raamat, millest me hakkame kohe rääkima ilmselt. Samas raamatus on ka see, võta aega ja ole kohal. See püüa päeva. See püüa päeva, see Cicero teema on ju ka, et meil kippus ikka jälle meelest ära minema, mis on olulised. Mis on elus olulised? Olulised on see, et sul oleks katus pea kohal, kõht oleks täis, oleks soe ja et oleks need inimesed, kes sinu ümber, kes sind armastavad. Rohkem ei olegi tegelikult vaja. See on kõik juba lihtne. See on täiesti müstiline, mismoodi niivõrd paljude erinevate elualade inimesed on selle koroona ajaga jõudnud täpselt samale arusaamale. Et see poolarutu mammona tagaajamine põhjusel X, mis on justkui kuskile, ma ei tea, meil ei saa ju olla sisse kodeeritud ka, sellepärast et meil pole ju olnud seda võimalik alati tehagi. Aga ta on ikkagi nii palju nagu sees olnud, et nüüd sellest vabanemise tunne annab mingisuguseid uusi naudinguid, täiesti uusi naudinguid sellel koroona ajal. Mida sina praegu kõige rohkem oled õppinud nautima? No minul on täna käimas selline huvitav terviseprojekt ja see tähendab seda, et ma olen tegelikult viimased 6 aega ametlikult ja enne seda tegelikult juba tegelenud väga palju spordi tegemisega. Nimelt meil on selline Pontsikute klubi kokku tulnud, kus 8 meest tegelevad. On otsustanud, et nad võtavad kõik oma lisakilod maha, ülekilod. No okei, ma ütlen ausalt, minul ei ole see võib-olla nagu pildi pealt näha, võib-olla nii suur probleem, aga mõni mees on natukene suurem, isegi nagu poole suurem kui mina sõna otseses mõttes, poole raskem. Et tal on veits rohkem sellega tegeleda, aga et me oleme Pontsikud on selline 8-liikmeline ja tänasel päeval juba sõpruskond, kes siis on võtnud nõuks aasta aega teha trenni treenerite käe all ja mitte ainult teha trenni, vaid me täna õpime ka õigesti toitama. Et mul on siis, ma võin öelda, et ma olen viimase kuu jooksul väga palju süüa teinud. Ma ei ole nii palju süüa, mulle küll meeldib süüa teha aeg-ajalt, aga nüüd ma teen eriti palju süüa ja nüüd ma lugesin seda raamatut ja tuleb välja, et kui sa sööd nagu palju juurikaid, et siis see on hea. Aga mina juba sõin varem neid juurikaid palju, aga miks mu keha ka suureks läks, on hoopis sellest, ma loobusin ühest pahest nimega suitsetamine. Ja see Pontsikute teema on nagu hästi lahe, et minul kui paadunud meeste tervise fännil oli seda meeletult tore kuulda ja näha, et 8 inimest, kellest veel päris mõnda ma tunnen ka, on endal niimoodi ennast kätte võtnud ja tervisega tegelema hakanud. Aga mis see ajend oli teil üldse sellist asja teha? See on ju totaalselt mugavustsoonist väljas. Kust teil valus hakkas? No mul ei hakanud kuskilt valus, ma lihtsalt ei jõudnud enam treppist üles kõndida.
ja ma olen nagu naljaga pooleks, mitte naljaga pooleks, aga ma olen alati rääkinud nagu selle loo, kuidas enne seda, kui ma suitsetasin, ma kaalusin 92 kilo ja ma olin võimeline jooksma 15 kilomeetrit. Ma tegin seda nädalas päris mitu korda, ma olin üsna heas vormis enda arvates ja ma teadsin väga täpselt, mis on mu särgi number. Kuna sa oled nagu esineja ja mina, kes ma alati olen kandnud pintsakuid ja smokinguid ja selliseid asju, ma teaksin alati, et ma lähen poodi, ma võtan 41 särgi, on slim fit, väärid särgi ja lähen sinna esinemiskohta, panen selle särgi selga. Ja meil oli, noh, ma olin jätnud suitsetamise maha oktoobri lõpus, noh, ütleme isegi natuke varem alustasin, aga oktoobris tõesti nagu kuidagi sai see ring täis, ma enam ei tahtnud ja mul oli veebruari esimestel päevadel oli üritus. Tartus kaubama isegi müüja teab, mis number mu särk on, sest et noh, me oleme nii vanad tuttavad ja ta ju teab ja ma ütlesin, et mul on särki, juba ei kiire ja ta andis mulle särgi, noh, ta teab, et mul ei tohi olla ühtegi mustrit ega mitte midagi, milline see krae peab olema, et mulle meeldib prantsuse kraevärgid, särgid. Ja õnneks ma läksin riietama mitte kohe sinna esinemiskohta, mis oli mõnikümmend kilomeetrit Eestist või sealt Tartust väljas, vaid ma külastasin oma ema, kuna mul ema elab ka Tartus ja ema juures hakkas särk selga, et kui ta ütleb, et nööbid ei läinud isegi mitte kohakuti. Õnneks oli mul nii palju piisavalt aega, et ma jõudsin Tartu Kaubamäe jäi tee peale, ma läksin Kaubamast läbi räägin, et kuule, mul on selline mure, et särk on veits suur, eks see on mul vale number. Et ei ole, et õige number on, aga olen, et see on ju sinu number, et mis viga on. Ja siis me hakkasime seal mõõtma seda värki, tuli välja, et vahepeal oli särgi number 3 särk suureks läinud. Nii, mis on iseenesest okei, aga probleem on selles, et mul on 8 tutikat särki kapis, mis on selle 41-ga ja mida ma ilmselt mitte kunagi selga ei saa panna. Ma arvan seda, et ma olen seda varem ka intervjuus öelnud, et sellest hetkest, kus sa pead hakkama riideid valima selleks, et mitte välja näidata oma suurenenud kõhtu, oleks tegelikult mõistlik hakata sellega tegelema. Kuna mina olen tegelema spordiga ja tegelema siis toitumise jälgimisega ja kuna mina olen 193 sentimeetrit pikk, siis minu puhul tõesti see 16 või 17 kilo üle tegelikult ei paista välja. Väga paljud mu sõbrad on ka öelnud, kuule, mis läksid sinna naljad, umbes, et said tasuta spordiklubi pääs. Tunnistama mul on ka varem tasuta spordiklubi pääse, aga see minu jaoks oli see, et kui Lembit helistas, et ta helistas mulle, et esinemise kohta küsida ja siis küsib, et kuule, Olen, kuidas sul kehakaaluga on? Ja siis ma vastasin talle, et nagu keskmisel Eesti mehel ikka, et 20 kilo üle ja veits jääb võtma väheks. Ja siis ta hakkas rääkima, et temal on selline plaan, et kutsuks mehed kokku, hakkaks sporti tegema ja teeks sellest ka väikest telesaate. Mulle alati need telesaated väga meeldivad, et sa talle televiisorisse ja vanamal hea vaadata. Aga mina ei tee, see oli see huumorinurk, et keegi jälle valesti aru ei saa, et vesik on lolliks läinud. Mina tegelikult hakkasin kohe rääkima seda, et seda võiks kõike teha, aga me võiks võtta seda ikkagi nagu tõsisemalt, propageerida seda, rääkida üleüldse meeste probleemidest. Mees on selline huvitav indiviid ja loom, et ega ta ei kipu oma murest vaata kellelegi rääkima. Ja ta istub üksi seal kodus ja mossitab ja kuna tal on tuju paha ja naine ka tänitab kogu aeg, et tal on tuju paha ja siis ta istub, vaatab seda jalgpallivärki ja võlut juurde ja kõht aina kasvab. Et me ikkagi oleme võtnud tõesti kõige paremas mõttes eesmärgiks utsitada mehi trenni, mitte isegi trenni, aga liikuma ja vaadake, et nad vaataksid ka seda, mida nad siis söövad. Mis teil naised selle aktsiooni peale ütlesid, kui kõrgele nad rõõmust lakke hüppasid? No minu elukaaslane ei hüppanud midagi lakke, sellepärast ma käisin enne koroonat umbes samasuguses programmis ja mulle peaaegu läks hästi, et ma sain umbes 7 kilo maha ja siis tuli koroona, ma võtsin kõik need 7 kilo tagasi. Et ta ütles, et vaatame siis. Aga ma arvan,
no ma olen nagu ise tunnetanud seda, et see huvi või nii meeste kui naiste poolne huvi tegelikult selle ettevõtmise vastu on üsna suur ja siiamaani on olnud väga positiivne vastukaja. No eks muidugi on ka sellist tögamisi ja mõni musklimees, kes võib-olla on sellel ajal, kui oleks võinud nagu vähe sellist laiemat silmaringi omandada, oli trennis, et tema võib-olla paneb ka võib-olla pahaks ja võtab vaevaks mõnitada, aga meil on alati olnud see ütlemine, et kes pärast naerab, see naerab hiljem. Vaatame. Ja, nii on. Aga räägi sellest, et kui tervislike elustiilidega sa kooli ajal olid, et sa ütled, et sa oled juurikaid armastanud ja suutsid enne suitsetamise mahajätmist 15 kilti joosta mitu korda nädalas, nii et maha ei surnud. Et mis poiss sa Tartus olid kooli ajal? Ma käisin klaveritunnis ehk oma tõradused, ehk siis ma ei olnud väga sportlik, aga ma arvan, kuna ma olen 80. aastal sündinud, et siis oli ju täiesti normaalne, et sellel ajal tegeleti vabal ajal õues olemisega, mängiti kas siis korvpalli, jalgpalli või rahvastepalli, mis minu teada tänasel päeval on isegi koolist tõesti keelatud, et see peavad olema diskrimineeriv või ma ei tea, mida nad siin räägivad. Tõesti, ma pean laste käest küsima, kas nad tõesti... Ma ei tea, kas nad jõudsid ära keelata, aga igal juhul oli teemaks see, et see kuidagi nagu toob välja need nõrgemad, selekteerib välja ja minu arust oli see just väga motiveeriv nagu kooli ajal, kui sa said ikkagi klassikaaslasele selle palliga pihta või siis teinekord läksid koju, olid natuke kurb, et sa ei saanud esimest kohta jooksuvõistlusele või midagi. Siis oli vaja harjutada. Et ma ei olnud nagu sellel ajal väga sportlik. Ma olen küll käinud korvpallitrennis ja mulle on meeldinud ujuda ja kõik, aga minu selline, pigem ütleme niimoodi, et ma ei ole olnud spordiarmastaja nagu täna. Minu esimene selline suuremat sorti probleem tekkis tegelikult sellest, et pikkade inimeste mure kasvab ruttu välja ja põlved olid suhteliselt nõrgad. Ma ei tea, miks, aga sellel ajal nagu keegi ei oska, selle asemel, et hakata mingit tablette sisse söötma, nagu ikka keegi oleks võinud näidata õigeid harjutusi, mida teha, et lihtsalt tugevdada neid põlvi ja mina olin täiesti veendunud, et ega minust ei saa kunagi mingit sellist suuremat sorti spordimeest, et lihtsalt, et põlved on valusad, jalad on valusad ja kõik, aga tegelikult siis, kui tuli Eestisse selline suurem kepikõnnilaine, ma arvan, see oli 2004-2005 aastal, siis mina olin ka üks nendest, kuna minu üks tuttav andis kepikõnni neid loenguid Tartus ülikoolis või ühesõnaga ta oli, võib-olla ei olnud sellega seotud, aga ma tean, et ta tegi mingit ringi ja andis ka loenguid ja siis mina ostsin ka, sest mind kohe täitsa huvitas, mis asjad need on see, et ma olin ka kuulnud, et Soomes vanaema käib keppidega, aga mismoodi see välja näeb, vaata seda ma ei teadnud. Mingit eelarvamust ei olnud, ma ei tea, minul küll oli, mulle tundus, et kepikõnd on mingi totaalne vanainimeste raamiralli, mis muidugi ei ole. No vot, ja nüüd ma räägin siis vanainimeste raamirallist. Minu vanaema, kes oli 87-aastane ja kes tegi iga päev kodus tai chi'd, kung fu vanaemaks, kõndis iga päev keppidega 15 kilomeetrit ja tegi seda iga päev nii kaua, kuni ta sai nii vanaks, et enam seda teha ei viitsinud ja siis 90-aastaselt ütles täiega vist. Aga tal oli tervis nagu kosmonaudil, et selles mõttes see on väga vale arusaam, et kepikõnd on mingisugune, see on ikka päris hea koormus. See on väga hea sport, mulle ka meeldib. Ja mina olen saanud ikkagi sealt sellise väga kiiresti liikudes ka väga hea kilomeetri ajani, et ma täna küll ei käi keppidega. Mul ei ole kuskil käia ka siin ja ei ole ka vajadust, tegelikult on teised võimalused ka, aga ma häbenema küll seda ei hakkaks. Kuule, aga mis siis ühel hetkel juhtus, et ei saanud sust ei paremat spordipoissi ja klaveri tagant hakkasid vaatama hoopis teistsugust sporti, mis vedelikku tõstis, et kuidas ja miks sa selle alkoholi juurde üldse jõudsid?
Et kuidas nagu... Kuidas see sport tuli? Kuidas tuli see tõstmine, orienteerimine ja mälumängu? Jah, just. Tõstmine, orienteerumine ja mälumäng. Ma olen nagu hiljem nagu mõelnud selle peale, et algatus hakkame sellest pihta. Ma olen tänaseks päevaks 2,5 aastat, jah, 2,5 aastat olen niimoodi, et ma olen võtnud endale sellise otsuse, et ma jõuan aastas ühe korra mõned päevad ja siis ma olen jälle kaine. Midagi pole teha. Et mulle ikkagi nagu väga meeldib. Pigem on mul, ma viimati jäin mai keskel ja siiamaani kõik hästi. Et selle asja nimi on meelelahutus sõna otseses mõttes meelelahutus kui eluvorm, show business, mis võtab sind niimoodi endasse, tegelikult rikub ära su mõistuse, sõna otseses mõttes lolliks peast, sest sa arvad, et sa oled ilgelt tegija ja vinge. Siis käivad elumere lained üle pea kokku, eriti veel, kui sa oled noor meesterahvas, naised jooksevad järgi, siis on pidu peo otsa ja kui sa esined palju, siis alguses on see kõik lihtsalt pidu ja pillervara. Me tõesti, ma pean tunnistama, me pidutasime ikka mitu aastat niimoodi, et meil ei olnud isegi mitte südametunnistuse piin. Teinekord oli hommikuti pohmellid, aga see selleks. Ja siis teine asi, mis siis tekib, mida ma pean tunnistama, on see, et ühel hetkel sa ei saa sellest kaob ära nagu või hägustub, ei kao ära, aga hägustub see piir nagu sellise nagu normaalse elu või tavaelu ja selle kuidas ma nüüd ütlen, ma nimetasin seda väljamõeldud eluks ehk siis selle artisti elu vahel. Et see on tegelikult su peas kinni kogu see probleem. Ja sa ei saa nagu, mina, kes ma panin ikkagi 7, teinekord rohkem esinemist nädalas, olen teinud ka 4 esinemist päevas, ja siis, kui see periood oli väga intensiivne, see kestis tavaliselt, suved olidki see, et nad hakkasid mais ja lõppesid septembri lõpus. Seal tekivad sellised momendid, kus sa ei saa enam nagu selle ketta pealt või selle ratta pealt maha. Ja sa ei tule toime oma emotsioonidega. Vähemalt mina ei tulnud. Ja kui sa ei tule, esimene, meesterahvale üsna omaselt esimene asi, mille järele käsi haarab, on alkohol. Alguses on see ahjem ja järjest kangemaks läheb ja need kogused lähevad hästi suureks ja siis tekivad igasugused probleemid. Alguses sa muidugi eitad kõiki neid probleeme, siis tekivad need läbipõlemised, kus sa nagu, see ei tulegi toime tegelikult ja minul on elus 2 väga tugevat läbipõlemist. Esimene oli siis, kui ilmus teine album, kus ma olin nagu kõik pannud sinna albumist, nagu te aru saate, ma tegelen ise oma stuudiotööga, ma olen ise nad salvestanud ja enamus asju, lisaks sellele, et kirjutanud enamus asju või muusikaliselt olengi kirjutanud, produtseerinud väga palju asju sisse, ise ka mänginud ja kaasates muidugi teisi inimesi ka. Ja siis tekib ühel hetkel see, et sa oled nagu panustanud tohutu suure hulga energiat ja sa arvad, et sealt nagu peaks tulema nagu mingi edu, sest sul on selline tunne, et sa oled teinud maailma kõige parema asja. Ja vaat, kui seda edu ja tunnustust ei tule, siis tekib see masendus, depressioon. Mul tekkis väga ruttu see kukkumine kuskilt taevast täiesti põhja tegelikult väga, ma arvan, võib-olla mingi mõne nädalaga. Ja mis ongi nagu jabur selles mõttes, et on aega. Lõppkokkuvõttes ma võin öelda, et selle teise plaadi pealt on ju lugusid mul, mida mängiti televiisoris, nad olid saadete tunnuslaulud ja ma ei tea, kes kus mis on. Aga mul ei olnud nagu aega enam seda ära oodata, kui see kõik oleks pidanud tulema.
sa ei jäänud ainult, sa ei piirdunud ainult alkoholiga, lihtsalt lisaks sellele sa läksid veel sealt sammu edasi siis. Ja, aga noh, see tuleb tegelikult selle teise kukkumisega, et esimest korda ma suutsin nagu kõik muud ained oma elust eemal hoida, et ma lihtsalt olin kuskil udus. Tegelikult ongi see, et see algas kuskilt aprillikuus ja ma mäletan, mul sõbrad, kõik, kes helistasid, siis ma alati valetasin, et ma olen kuskil mujal. Et ma elasin oma stuudios, sellel hetkel mul oli Tartus oli päris stuudio. Ma magasin stuudio põrandale ja mind absoluutselt ei huvitanud, mis maailmas toimub. Et kui keegi helistas, näiteks trummar helistas, ma ütlesin, et ma olen kidramehe juures ja kui kidramees helistas, siis ma ütlesin, et ma olen umbes vanaema juures ja kui vanaema helistas, siis ma olin parasjagu kuskil mujal. Et ma nagu valetasin absoluutselt kõikidele. Ja tegelikult ma istusin 4 seina vahel üksi ja jõin. Lihtsalt jõin. Ja see hetk, kõige ajuvabam on see, et ma tean, et ma tegin sellel ajal ka mingid telesaateid, mis nagu, ma ei ole neid kunagi, õnneks need ei olnud mingid väga, aga ikkagi. Ja sa ei ole neid kunagi vaadanud, sa ütlesid? Ma ei vaata, ma ei hakka ütlema ka, mis saated need olid. Ja ärme ütle ja, las ta jääb. Aga ma mäletan seda päeva, kui see oli septembri alguses kuskil, kui ma ärkasin stuudiopõrandal, ma olin ristseliti stuudiopõrandal maas, ärkasin üles ja ma nägin üle väga-väga pika aja valgust ja päikest. See on see päev, kus ma tulin nagu tagasi sellest. See udu oli mööda saanud ja ma mäletan, et minu esimene mõte oli see, et mis mõttes olen, et sul on nagu piisavalt raha, et hotellis elada ja sa magad kuskil põrandal. Ja see vihastas mind nagu nii palju, et ma panin, siis oli ka Facebook oli päris tegija juba. Panin Facebooki, et ma otsin korterit, mul oli õhtuks oli korter ja ma hakkasin oma elu nagu uuesti üles ehitama ja muidugi siis ma ei suutnud ega tahtnud oma alkoholi probleemi tunnistada, sellepärast ma arvasin, et selle kõigega on võimalik, et see on nagu mööduv nähtus, aga ta võib-olla mingil hetkel oli mööduv nähtus, aga tegelikult see tuli tagasi. Kui kaua sinna 2016. aastani siis läks, et millal sa esimest korda ise läksid arsti juurde oma alkoprobleemiga? Vaatame järgi, ma ei mäleta, mis aasta ma teine plaat ilmus. Ikka mitu aastat selles mõttes. Ja sind saadeti tagasi? Ja, esimene kord oli see, et see on nagu, ma ei tea, kuidas see nagu võimalik on, aga ma läksin, meil oli bändilaager, meil pidi olema bändilaager, aga see tähendas seda, et ma tulin kohale, 4 pudelit viina ära ja siis teised tegid laagrit ja mina magasin nurgas. Siis oli saunaüritus ja lõpuks järgmisel päeval tuli buss järgi ja viis meid minema ja ma ütlesin siis hommikul või päeval, mis kell ma sealt lahkusin, ma ütlesin, et viige mind Tartus sinna psühhi, et ma lähen arsti juurde, et mul on abi vaja. Et siis ma nagu tõsiselt tundsin, et nüüd on nagu mingi piir on käes. Ja 2017 viis sind sõber? Jah, 2017 viis mind sõber, aga seal juhtus selline kummastav lugu, et kuigi ma palusin, et nad mind nagu haiglasse võtaks või aitaks mul sellest jamast välja tulla, siis kuna ma olin joobes, nagu promillide poolest, siis mind sisse ei võetud ja soovitati nagu järgmine päev tagasi tulla. Aga minusugused mehed läksid? Ei lähe. Ja ma pean aitäh ütlema, mul on üks väga hea sõbranna, kes lihtsalt nagu aitas mind sellest kõigest välja, et ta on vastava haridusega, et ta suutis asjale adekvaatselt reageerida ja aitas. Et vastasel juhul oleks see võinud täiesti fataalselt lõppeda. Ma ei tea, mis mure selle mehel oli, aga las ta olla juba tema. Aga samas oled sa täna sellises olukorras, kus sa ei liialda alkoholiga ja sa jätsid ka suitsetamise maha.
ja nüüd koroona ajal oled sa, mulle vähemalt tundub, et sa saad hoopis nagu teise hingamise niimoodi sisse, kui Ponsikute aastaga oma eesmärgid täidavad. Kas sa oled kuidagi nagu, mis tundega sa seda kõike praegu, seda muutumist läbi teed? No kui ma 2017 läksin, no siis mul oli tõesti nagu, siis ma sain nagu reaalselt aru, et ma olin jõudnud sellesse kohta, kus ma suutsin mitte küll iga päev, aga oma tipppäevadel ikkagi 5 poolikut viina üksi ära juua. Ja kui mingil hetkel ma sain aru, et nüüd on nagu kõik, et mul on see valik on reaalselt kätte jõudnud, et kas ma joon ennast surnuks või lähen arsti juurde ja tegelikult selle valiku tegemine oli kui sa nagu päriselt jõuad sellesse kohta ja niimoodi mõtlema hakkad, siis ma arvan, et kõik me teeme selle valiku õiget pidi. Kui sa hakkad mõtlema selle peale. Millest sa alustasid oma nii-öelda tervise, käitumise ja elustiili muutusi, et mis sinu jaoks see esimene punkt oli, kus sa hakkasid oma tervise peale nagu teadlikult sellega tegelema? Kas see oli see toitumine, oli see liikumine, oli see midagi muud? Liikumine oli esimene asi, et see oli seal, kui ma olin nagu kaineks ära saanud, siis mul kulus 4 päeva enne, kui ma sain nagu üleüldse nagu normaalselt hingama hakata. See ei ole nagu visuaalselt ja väga ilus vaatepilt, mismoodi. Ma olen õnneks jätnud alles endale need pildid, et nüüd kui ma välja nägin, siis ma tegin nagu endast paar selfit mälestuseks, et Alju, et vaata, et sinna ei tohi enam kunagi tagasi minna. Et mul kulus 4 päeva, et ma suutsin ennast voolist püsti ajada ja minna ja kõndida umbes kilomeeter. Siis ma mõtlesin, selle kilomeetri läbimiseks kulus mul 47 minutit. Ja siis ma kutsun endale takso, sest ma tagasi ei jõua. See kõik, kogu see protsess on nagu see, esiteks, mis on hästi alandav, on see endale tunnistamine, et sul on probleem ja siis see reaalselt, kui ma esimest korda läksin arsti juurde, see oli nagu häbi, sõna otseses mõttes häbi on. Aga see mees, kes mind vastu võttis jälle teisipidi, kuna tema oli ka selle kõik läbi elanud, siis ütles, et aga mis sa nüüd muretsed, et siit läheb ju ainult paremaks, et aasta pärast räägime hoopis teistsugust juttu. Ja ma olen täna viinud mitu oma sõpra samamoodi istunud temaga seal ukse taga sellepärast, et ma teavad, mis tunne see on, et üksi võib-olla ei lähegi ja võib-olla jääbki minemata. Ja siis ühesõnaga, et kui ma olin selle põdemise ära põdenud, siis ma hakkasin liikuma ja muidugi hästi tasakesi ja tasa ja targu. Ja siis oligi nagu see, et ma ei jätnud kohe suitsetamist maha, aga mul oli ka see mõte, et ma loobun ka suitsetamisest. Mul üks vähe kogenum sõbrakene ütles, et tead ära kõike korraga jätta samm-sammult. Ja oligi, et ma jaanuaris otsustasin kaineks saada ja siis sügisel siis jõudsin nagu sinna, kus see suitsetamisest loobumine tuli, et selleks ajaks oli juba enestunne ka väga normaalseks läinud võrreldes sellega, kus ma olin. Kuidas sul tänasel päeval liikumisega on? Ponsikutega te siis 6 aega tagasi alustasite trenni tegemist ja toitumise muutmist, et mis seisus sa oma liikumisega täna oled? Kevadel ma liikusin niimoodi, et siis kui selline kui nagu üldse kuhugi minna ei tohtinud, et siis ma elasin suhteliselt metsa ääres ja ma tegin ikka selliseid, võtsin oma koera ja me tegime selliseid 20-kilomeetriseid päevi ja teinekord isegi rohkem. Kuna mulle tohutult meeldib ronida, mägi ronida, et siis see on
ma nagu lootsin, et me jõuame, meil olid mingid kokkulepped, et me jõuame see aasta mõne välismäe otsa ka ja läheme Gruusiasse või kuhugile, et ma nagu üritasin ennast selleks valmistada, et kuna minusugusel suurel mehel on mägedes suhteliselt keeruline, et ma vajan palju hapnikku, et siis ma valmistusin selleks ja ma tõesti tegin väga pikki matku ja kõike ja mitu korda tegime seda Pakri poolsaare matkarada, mis on 26 kilomeetrit koos koeraga isegi, et mul on Prantsuse bulldog, kes on küll väike, aga sellest on ta nii tragi, et ma ei raatsi neist maha jääda, et ta on nõus selle kõik läbi tegema ja täitsa vabatahtlikult. Ma olen ka teinud nalja, et ma ostsin ka endale koera siis, kui ma sain aru, et peab liikuma, aga ma ostsin vale tõu, ma ostsin taksi, et tema saab oma sammud täis, aga mina ei saa. Ei, see jah, meil ei ole probleemi sellega, et selles mõttes ma olen hästi palju liikunud tegelikult, et suve lõpp läks keeruliseks, siis oli kuidagi see kõik üritused, mis olid nagu kevadel ära jäänud, siis üritati teha augustikuus, vähemalt selline mulje ja siis ma tõesti teinekord oli 3-4 esinemispäevas ja ma tundsin nagu, kui see september nagu kätte jõudis, mul nagu selles mõttes oli hea meel ja selleks hetkeks oligi teada, et meil tuleb see Ponsikute projekt ja et see kõik nagu kuidagi läks nagu nii iseenesest ja juba hästi klappis kõik kokku, et mul on selles mõttes küll vedanud. Kui palju sa sellest raamatust seal liikumise osas mingisuguseid asju enda jaoks ära tundsid? Sa ütlesid mulle enne, et selles raamatus oli väga palju sellist tuttavat, mida sa oled juba ammu teinud nagu erinevates punktides. Et kus sul need äratundmised olid? No hakkame pihta sellest, et mul on väga suur probleem, või mitte väga suur probleem, aga minu jaoks on probleem telefoni liigkasutamine, sotsiaalmeedia liigkasutamine võib-olla. Ja ma olen nagu täheldanud, et see pole ainult minu suur probleem, vaid see on ka minu kaasa suur probleem. Et võib-olla temal on see isegi natuke rohkem ja see häirib mind. Ja mind häirib ka see, et ma panen nagu ise tähele seda, et kui ma olen närviline või stressis, siis ma hakkan telefoniga scrollima ja ma hakkan scrollima niimoodi, et ega ma ju tegelikult ei vaata, mida seal tehakse, sest vabandage väga, mind tegelikult Facebooki sisu väga ei huvita, aga ma teen selle täiesti automaatselt lahti ja nüüd oleme avastanud endale järgmise asja. Ma scrollin kuskil eBay's või Reverbis ja üritan leida endale mingit järjekordset kompressorit, mida mul tegelikult vaja ei ole, sest nagu kõik asjad on põhimõtteliselt olemas. Ja siis ma olen korduvalt, see nutisõltuvuse või üleüldse igasuguste ekraanide sõltuvuse, ma olen nagu korduvalt mõelnud selle peale, et katsuda nagu, kuna mul on ka uneprobleemid olnud, see on lapsest saati olnud, ma olen halvasti maganud, siis ma olen mõelnud, et ma olen ju lugenud sellest varem, et see sinine valgus segab magama jäämist. Ja see lugu sellest, et pane oma telefon nagu 2 tundi või 1,5 tundi enne uinumist ära ja võtta aega iseenda jaoks. See oli nagu esimene asi, mida ma tundsin ära, et ma mõtlesin, et see on nüüd üks asi, mida ma hakkan nagu, ma tegelikult hakkasin juba eilsest pihta, et ma eile reaalselt tänu sellele raamatule panin telefoni 2 tundi enne magama jäämist ära. Vaatasin voodist natuke Hercule Poirot ja siis lugesin mõned read veel seda raamatut, et see on asi, mille ma kavatsen nagu sisse viia. Ma tean seda, et on mingid perioodid elus, kus ma ei suuda seda rakendada, aga samas ma olen ka juba nii palju ju piisavalt tark, et ma saan ju aru seda, et kell 11 öösel ei muudeta elus mitte midagi. Väga hea point. Kuigi minu põllumajandusega seotud töös võib juhtuda, et kui keegi asendajatest üle sekundi temaga näiteks midagi juhtub ja lehmad jäävad lüpsmata, siis see tuleb ära lahendada. Ja, aga selleks saab helistada. Siis helistatakse, just nimelt, aga seda mõttetut järjekordset notificationist, kuidas Instagramis on keegi laikinud sinu koera pilti.
see tegelikult ei ole eluliselt oluline. Absoluutselt. Mulle väga meeldib, ta toob siin lehekülg 223 ideaalse uneaja rutiini ka ära, et täitsa soovitan proovida kõigil, kellel on unega probleeme. Ise olen ka samas asjas süüdi. Mina olen, see on ka üks asi, mida ma olen proovinud. Ma olen proovinud sundida ennast minema magama täpselt ühel ja samal kellaajal ja ärkama täpselt ühel ja samal kellaajal ülesse. See ei ole toiminud ja mul on selleks, see toimib näiteks, ma olen suutnud seda võib-olla 4-5 päeva toimetada ja tavaliselt, mis on selle ära rikkunud, on rikkunud see, et siis on näiteks 2 esinemist. Ja kui täna mul on sellised esinemised, kontsert ei kesta tavaliselt väga palju üle kella 10 õhtul. Isegi kui ta 10:30, siis enam-vähem, kui sa jääd hotelli või kuhugile, siis sa saad 12, saad magama, see ei ole nii suur probleem. Aga kui olid need esinemised, kus teinekord mindi ikkagi lavale kell 2 öösel mõnes ööklubis või ka need samad firma üritused, mis kõik see aasta ära jäävad, et need olid ikkagi sellised, mis kõik kohe selle segamini ja siis oli nagu see probleem, et sa järgmine päev ei maganud ja enne ei maganud ja pärast ei maganud ja lihtsam oli lasta selle kõigel minna. Aga täna, kui seda kõike ei ole, siis ma olen mõelnud seda, et võib-olla tõesti, et see magama mineku või magama sättimise harjutus või rutiin ongi see, et ma lähen magama. Enne seda ma olen, siin on räägitud mediteerimisest või hingamisest, need mõlemaid asju ma olen teinud. See hingamise teema, sama enne magama jäämist, see hingamine, siin on see number oli 345, seda numbrit on olnud ka suuremaid nendega. See ei omagi mingit tähtsust, see on lihtsalt see, et see on kontrollitud hingamine. Et ma olen seda kõike ma olen proovinud elus ja ühe korra. Aga harjumuseks pole jäänud või? Aga mis asja? Harjumuseks pole jäänud. See ongi nagu see, et ei ole harjumuseks jäänud. Ma olen proovinud ka mingitel perioodidel seda, et enne magama jäämist sükene 15 minutit mati peal sellili maas, viskad maha, lihtsalt ei tee mitte midagi, üritad lõdvestada ennast täielikult ära, hingad rahulikult, kes tahab, võib panna muusikat, mina, kes ma vihkan muusikat, siis on pigem vaikus see, mis on kuulda. Ja tõesti see nagu aitab. See aitab lõdvestuda, aga paraku on see, et kui sul on 2 päevaga on päris heaks läinud, aga see 3. päeval ei tee ju seda. See on oma puhul üks naljakas asi, et nii kui meil läheb midagi paremaks, siis me arvame, et me võimegi ära lõpetada. Et nii kui on kõht täis, siis enam kunagi elus rohkem ei söö, sama loogika nagu. Aga ma rääkisin just oma kiropraktikule, massöörile sellest, kuidas muusiku või ütleme kitaristiks olemisel on alati mingid sundasendid ja kui sa oled elus nagu mikrofondega sellises asendis ja mängid kitarri, sa võid ette kujutada, milliseid pingeid sinu kehasse jääb. Iga kord, kui sul kuskil nagu nii valutab, et sa oled üle, siia kaelast saadik oled ära teibitud ja siis sa oled sunnitud mingid valuvaigisteid sööma ja siis sa käid massaažis ja nutad seal laua peal, siis sa lubad, et ma hakkan iga nädal sinu juures käima. Nii kui see läheb meelest ära, siis on see, kuna ma see nädal ei saa tulla ja järgmine nädal ei saa tulla ja nii see käib. Et ma ei tea, aga ühesõnaga ma mõtlesin seda, et ma hakkan tasaajad arvu, hakkame vaata, endale valetama ja ma olen selle ka nüüd ära õppinud, et ei ole mõtet ise endale valetada. Ma võtsin ette sellise asja, et ma tegelen sellega, et ma panen see 1,5 tundi enne oma telefoni ära ja ma ei vaata seda. Kusjuures mulle tegelikult, ma tean, et mul on olnud selliseid perioode, kus ma ärkan nagu, kui ma olen selline rahulik ja on suhteliselt suva alla, et ega ma ei pea teda hommikul ka näppima kohe. Et võiks ju rahulikult ära süüa ja siis selle telefoni lahti teha või arvutada. Sest ka sellel ajal, kui sa sööd, ei juhtu maailmas mitte midagi. Ja kui see on juba juhtunud, siis on hilja, aga siis ei ole vahet. Ja mida ma olen veel mõelnud, on see, et seda ma olen praktiseerinud ka mitte paar korda, vaid isegi rohkem seda hommikust liikumist. Täna on ka, meil on jube pime.
no see on kohutav tegelikult, pime ja no, tõesti must lagi on meie toal. No õnneks mul on küll heledad seinad, aga ega seda valgust nagu väga siia majja ei paista. Ja noh, see hommikune liikumine võib-olla üritan, noh, ühesõnaga ma mõtlesin nagu seda, et ma proovin kahte asja, et ma proovin teha selle telefoni vaba ürituse oma ellu ja ma proovin teha selle hommikuse liikumise, et kuna see peaks parandama minu uinamist, siis ma võin siis nagu mõne, noh, ütleme 6 aja pärast ma võin mingisuguse postituse teha, et kuidas mul läheb. No ma proovisin siin vahepeal ka 21 päeva järjest kätekõverdusi teha, kuni ma oma rinnalihase ära rebestasin, mille peale minu treener ütles, sa oled idioot, sa pole eluses rinnalihasega midagi teinud, miks sa arvad, teistel inimestel on lihased, sul ei ole. Et noh. Sellest 1,5 tunnist ilma telefonita enne magama jäämist õnneks ühtegi lihast ära rebestada ei saa. Ja, ma mõtlen just kõik, aga ma arvan, et ma seal ka ei rebesta. Kas sa oma toitumisest ka täna oled otsustanud midagi muuta? Et sa ütled, et sa oled juurikaarmastaja, mis on nagu 5+, aga näed sa seal ka mingisuguseid selliseid parenemiskohti? Minu jaoks oli, noh, ütleme see pontsikute puhul oligi nagu see, et mida ma kindlasti ei tahtnud seda, et me käime kõik trennis ja joome siis neid valgukokteile. Et see ei ole õige, see ei ole selles mõttes õige, et ma ikkagi nagu eeldan seda, et ma saan lõpuks nagu mäkkeronida, et need tüübid, kes valgukokteili peale üles kasvatavad oma lihast, need mäkkeroni, et sa pead suutma omandada nendest toitainetest või oma toidust kõik, mida sa vajad. Mida ma olin valesti teinud, ma teadsin tegelikult seda, et ma teen seda valesti, aga siiski ma ei söönud regulaarselt ja ma sõin tegelikult väga vähe. Asi, mida alahinnatakse väga palju, selle olulisust. Panen käe südamele, see on olnud väga keeruline. Ma arvan isegi, et probleem ei ole selles, kui ma söön kord kuus mingit hamburgerit või pitsat, aga probleem on selles, et ma ei söö pidevalt ja võt ongi see, et lähed tööle, mõtled, ma tööl võtan midagi, siis vaatad lõuna, ei, mul on vaja veel üks koosolek ära teha ja siis on lõpuks õhtu ja siis sa õgid õhtul nii palju kui jaksad, siis lähed ära magama ja see hommikul hakkab sama ring pihta. Et ma olen nüüd tõesti mõni üksik päev selle viimase 6 aja jooksul on olnud selline, kus ma olen söönud 4 korda. Aga ma olen üritanud seda 5 korda jälgida. Siis ma olen võtnud ära, vähendanud peaaegu miinimum, päris 0 ei ole, aga ikkagi nagu 5 päeval 7 ma ei söö saia ega leiba. Sest et esiteks on see, et ma olen tundnud seda, et mul on kas nüüd gluteenitalumatus või mis iganes, aga see ei mõju mulle hästi. Kui sa käid pärast ringi nagu gaasides õõpalju, et siis ei ole mõtet seda tegelikult süüa. Ma arvan, et seda energiat saab kuidagi teisiti ka ja sealiha vastu mul huvi on kadunud juba tegelikult mitu aega. Ma vahest söön šašlõkki, aga ma kodus teda ikkagi ei tee ja mulle kuidagi nagu ei meeldi, kas see maitseb. Võib-olla on see minu viga. Üleüldises mõttes on see, et kuna see Eesti, selles raamatus on ka väga õigesti kirjutatud, et me peame nagu see poolfabrikaat või fabrikaat, isegi kui ma võtan selle kana, mis Fitlab või mis iganes nii-öelda tervisliku kana, öko, ma ei tea, mis iganes see märk sinna juurde on pandud. Võib-olla ma teen kellelegi praegu liiga, aga põhimõtteliselt on see, et väga tihti te peaksite ikkagi inimeste vaatama, mis sinna peale on kirjutatud, see suhkru kogus on kõik jõhk. Sama mingisuguse jogurti puhul ei mäleta nime ega mitte midagi. Ma olin hotellis, restoran oli all juba kinni, käisin bensiinijaamast, ostsin endale 2 banaani, võtsin jogurti ja värskelt pressitud apelsinimahla ja
ja mõtlesin, et väga hästi on kõik. Käisin veel õhtul natukene jooksulindi peal hotellis, jõin selle joogijogurti ära ja siis hakkasin lihtsalt vaatama, mis seal on. Tuli välja, et selle 900 grammist 150 oli umbes suhkrut, nagu puhas suhkrut. Ja nüüd, kui me mõtleme seda, et kas seda kõike oli vaja, ilmselt ei olnud. Ja ma olen nagu täna tõesti üritanud nagu seda ka vähendada. Ma ei ole leidnud ideaalset tasakaalu. Ma olen väga kaugel sellest. Ma tunnen siin raamatus kirjeldatakse ka seda, kuidas sul tekivad mingil hetkel krambid või värinad. Suhkrusõltuvusest, jah. Suhkrusõltuvusest, vot ma olen ka nüüd, ma olen neid värinaid tundnud oma elus päris palju ja eriti praegu, kus ma käin trennis ja kulutan palju, et ma otsin seda tasakaalu. Tervislikkuse, vaata liha puhul on väga hea näide on see, et mina ka ei saanud ennem aru, mis on liha väärtus enne seda, kui ma olin või selles mõttes, et ma ei saanud nagu, ma isegi ei pööranud selle peale tähelepanu poest. Ma läksin poodi, vot see on veiseliha, et maksab 7 eurot kilo või 10 eurot vahet ei ole ja siis kõrval on tükikene liha ja see maksab 16. Ja ma ei mõelnud selle peale, et huvitav, et ma võtsin selle odavama ja läksin koju ja olin juba rõõmus ja sõin ära ja läksin järgmine päev jälle poodi. Et täna, kus ma olen ise nagu toidu tootmisega, selles mõttes toidu tootmisega lähedalt seotud, et ma saan aru, mida see tähendab, et mis asi on meil kasvatatud nagu lihaveis, mis asi on, mis väärtus on kodus või vabalt kasvanud muna väärtusel, sest et olgem ausad, see rohumaa veis steak annab sulle kindlasti palju rohkem kui see, kui sa lähed ostad seda Hispaaniast tulnud, ma ei tea, kus pakitud või rääkimata nendest surematutest kanadest, mis omal ajal tulid Ameerika hädaabipakkidena kuskilt sõjaväelaost, mis pidid seisma pärast tuumaplahvatustki pidid nad olema kanamaadid. Et kui sa minu mõte on see, et ma nüüd propageerin siis nagu meie põllumajandust ja Eesti toitu. Me peaksime püüdma, kellel vähegi võimalik, toituda ikkagi selle mõtte järgi, et see kõik võiks tulla 50 kilomeetri raadiuses. Eesti puhul ma ütlen, see 50 kilomeetrit ei ole oluline, see võiks tulla Eestist. See ongi see, et kui ta tuleb siit, siis me teame, et ta on meile sobiv, ta on sobiv meile ka geneetiliselt, sest teadupoolest, seesama näiteks, et eestlane ei tohiks liiga palju süüa riisi, sest ei ole meile geneetiliselt omane. Me ei ole miljoneid aastaid riisi söönud või ütleme mitte miljoneid, aga 10 000 aastaid või 1000 aastaid, ma ei tea, kaua nad seda riisi seal kasvatavad. Täpselt, aga näiteks seal on teatud mürgised elemendid, mis tegelikult meil ei mõju hästi. Hiinlane võib seda teha, tal ei ole probleemi sellega, sest ta on kohanenud sellega. Et me peaksime sööma seda, mis meie oma ja meil kasvatatud. Siis ma arvan, me oleme siis ka tervemad. Kui palju sa seda vikerkaart jälgid, millest Rangan väga palju ka räägib, et oleksid erinevad värvi need juurikad, mida sa armastad ja mida sa teed endale söögiks? Kuna ma olen selle Ponsikute projektiga praegu seotud ja ma lubasin meie treenerile, meil see mõte, et me pildistame kõik toidud üles, siis ma võin teile kinnitada. Mul on seal selline vikerkaar, et kogu mu telefon on täis vikerkaare värvilisi toidupilte. Aga see tuleb iseenesest tegelikult. Et kui sa hakkad nagu, kui sa paned selle balansiga paika, või kas või enam-vähem paika, et sa sööd, sa hakkad juba teadlikult sööma rohkem juurikaid, juurvilju, köögivilju. Et siis tahes tahtmata, ega sa ikka päev läbi mingit porgandit ei näri. Aga samas mina olen selline mees, et mina võin seda porgandit nagu, ma täna jälle riivisin seda porgandit, siis mõtlesin, et huvitav, mitmes porgand see sellel nädalal on, mis ma olen riivinud.
et ma söön teda ikka päris palju, ja ma söön porgandit, ma söön peeti, ma söön aetuba, paprikas suudab ka, mul on selline ütlemine, et ei ole halba rooga, on vähe paprikat, redis, kusjuures annan hea retsepti, ma arvan, väga paljud ei armasta redist nagu niisama süüa, ta on siuke mõru, suhteliselt vastik. Niimoodi paljud süüa. Kevadel võtad peenra pealt või siis, kui ta saab valmis või kevadel, kui nad toovad sulle esimese kuskil kasvuhoones kasvatatud, siis ta on kuidagi hea mõnus. Võtad redise ja paprika segamini, lõikad ära, tükeldad ära segamini ja paned selle kõik kodujuustuga kokku. Ja ma luban teile, te sööte redist niimoodi, et isegi pane tähele, et see redis on sees. Ja see on väga maitsev. Ja kui sa paned sinna juurde veel, vaata, mis sul sinna veel oli vaja. Panedki, ostad endale siis bataati on ju natukene ja võib-olla mingit, minule isiklikult meeldib lillkapsas, mida ma lapsena vihkasin, sest minu arust see maailma rubedam asi on. Kes oleks kunagi suutnud uskuda, et Allu hakkab kunagi sööma brokolit? Ikka tegelikult ikka täitsa maitsema. Tuleb õigesti teha, ma arvan. Ja brokoli on üks meie superfoodidest ka. Ja juba ongi, vaata, see vikerkaaru sai kokku tegelikult. Kuidas sa oma neid 4 tervise tugisammast täna hindad? Puhkamist, aega endale, söömist, liikumist ja magamist. Kus sa oled kõige suurema sellise edasimineku tiigrihüppe teinud täna? Söömine ja liikumine kindlasti. Ma tegin eelmine kuu ikkagi 28 korda sporti. Ma nüüd räägin, üks asi, mis ma jõudsin selle liikumise juurde. Me olime päeval rääkinud enne, ma olin poole raamatuga, ma lugesin teise raamatu poole ka täna läbi ja jõudsin liikumise juurde. Ja üks mõte, mis mul nagu siin tekkis, on, mida ma olen ise nagu ilma seda raamatutagi nagu teinud. Siin nimetab seda hiidiks, või kiiret intensiivset treeningut. Kui mul on väga kiire periood elus, mul on tõesti selliseid päevi, kus ma lähen kell 7 ärkan ülesse, joon kohvi, istun autosse ja võib-olla jõuan kell 10 hotellituppa või koju tagasi. Siis ilmselgelt mul ei ole seal vahel aega minna trenni. Ja nüüd on see moment, kus ma ei ütle, et see kell 10 on hea variant, sest see nagu segab natuke magama jäämist. Aga sellegipoolest ma olen seda ka teinud. Ma olen välja mõelnud enda jaoks mingi kompleksi harjutusi, mis on seotud stiilis kükid, kätekõverdused, kõhulihasele natukene, seljasirutajale, seesama tuharalihase, mida naised teevad seal aeroobikas ja mehed kõik vaatavad ilaste pilkudega. Mul on mõned lindid ostetud. Ma teen ka lintidega triitsepsile, õlale ja mul on tegelikult ka kodus ka paar handkit. Kogu selle treeningu pikkus on minu puhul, kui ma teen kiiresti hommikul selle, siis see on kuskil 25-27 minutit. Kui ma ei taha oma pulssi üles saada ja ma tahan õhtul magama jääda, siis teen seda lihtsalt natukene aeglasemalt. Aga teate, mis on vigur? Või see ime selle asja juures. Seda tuleb teha, ma ei ütle, et iga päev, aga näiteks 5 korda nädalas. Ja te tunnete ennast väga hästi ja ei ole vaja minna trenni ja ei ole vaja kulutada väga palju aega. Aga uskuge mind, ma ise enda peale, enne kui ma sinna Pontsikuteni jõudsin, ma olin juba 6 aega kodus seda teinud. Ma olen seda teinud varem ka elus mingite tsüklitena. See paneb nagu keha paremini tööle ja see teeb tuju rõõmsamaks, see paneb peas asjad korda. Et ma soovitan ja ma julgen öelda, et see on ka üks väga tugev statement, mida ta siin ütleb. Ja ei ole vaja minna ja teha väga palju, aga tehke järjepidevalt. Ja see järjepidevuses ongi kõige suurem võti tegelikult seal, sest sa võid teha väga palju, väga tugevalt trenni, aga kui sa teed seda ainult väga lühikest aega, siis see tulem on täpselt samamoodi väga lühike kui üldse.
nii on. Sa ütlesid, et sa lugesid päris kiiresti selle raamatu läbi ja ma olen väga paljudelt teistelt ka veel kuulnud, et see on kiire raamat, aga pärast seda ütlesid, et sa lähed selle raamatu juurde tagasi ja loed seda natukene süvenenumalt. Ma mõtlesin, no nii kui ma alguses seda raamatut lugema hakkasin, siis ma sain aru, et see ongi nagu see, et seda võib lugeda nagu Donald Trumpi elulugu, lugedes pealkirja ja kokkuvõtte, see saavutab ka teatud mõistes tulemuse, et sa saad aru, millest siin räägitakse. Olen natuke neid muid raamatuid ka lugenud. Aga nii kui ma olin nagu mingid lehed ära lugenud, siis ma sain aru, et tegelikult siin ei ole, minu arvates siin tegelikult ei ole mitte ühtegi rumalat mõtet. Seda muuseas ütlevad isegi arstid. Jah, mina ei ole arst, aga ma arvan seda, et see sobib enamus meestele lugeda. Siin ei ole sellist, me peame nagu ikkagi aru saama, et see on kirjutatud nagu mitte eestlastele. Eestlane oleks kirjutanud võib-olla veel kokkuhoidlikumalt. Aga siin ei ole ka väga palju sellist tühja juttu, mis mulle meeldis. Suhteliselt kiiresti sa said aru, mida sulle öelda tahetakse. Ja väga selgelt on ikkagi nagu need kokkuvõtted. Ja võtta, kui ma selle esimese peatükki või kuskil sinna olin ära lugenud, siis ma just mõtlesingi, et ma loen selle raamatu tänaseks päevaks läbi, et me saame rääkida nendel teemadel, et mul on põhimõtteliselt arusaam olemas. Ja nüüd ma võtan selle raamatu nagu juppideks selles iseendaga. Ma mõtlengi nagu seda, et kuna mul niikuinii on käsil selline endasse vaatamise ja tervisesse süvenemise ja mõtestamise teema ja periood, siis et ma proovin kindlasti mingeid asju. Nagu ma ütlesin, et ma olen juba võtnud selle otsuse, et ma selle mõttetu scrollimise jätan oma elust ära, sest tõesti seda ei ole vaja. Et kas enne magama jäämist tõesti, ma lugesin varem raamatuid, täna ma loen Facebooki pealkirja, mis ongi nagu mõttetu tegelikult. Et mul raamatu riiulis seisab terve virn neid raamatuid, mida ma olen lubanud, et ma loen. Et ma võtan selle ja ma proovin nagu ära selle, et ma võtan ja hakkan hommikul kõndima. Võib-olla see pool tundi on natukene vähe, ma võtan selle nagu 40 minutiks, tunniks ajaks. Ma võtangi selle hommikuks endale ette. Ja siis iseenda jaoks võetud aeg, ma arvan, et see ühildub ka selle kõndimisega, sest seal on alati aega mõelda. Ja kui mul see magama jäämise probleem ikkagi ei taha nagu kuidagi nagu paremaks minna, siis ma ei tea, siis ma ilmselt hakkan võib-olla ka mediteerimist proovima või mingid hinged. No ma ei tea, sest et ma tajun nagu teisipidi seda, et mul kõik on nagu ilgelt hästi, et mul on nagu hea, et ma olen nagu saanud oma toitumise paremaks ja kõik, ja ma teen palju sporti, aga vaata, kui sa teed palju sporti, siis on sul teisipidi vaja ka palju puhata või korralikult, mitte palju puhata, vaid korralikult puhata. See kvaliteet, selle une kvaliteeti ma tahan parandada. Eks võib-olla siis 10 aasta pärast ma kirjutan ise raamat, kuidas paremini magama. Jah, ma väga ootan seda raamatut ka. Senikaua ma võin öelda, et midagi sarnast, mis puudutab magama jäämist, tuleb meil talve lõpus, veebruaris ja midagi tuleb veel kevadel ka. No. Jaa, sest paraku see unekvaliteedi probleem on hästi levinud. Ta on kohe hästi levinud, et ta on niivõrd suur osa meie tervisest ja selle tervislikust elustiilist, et seda ei saa jätta lihtsalt kahe silma vahele. Mul oli üks asi, mida jälle seesama, et see magama jääb, et miks sa jää magama, et sa ketrad peas mingeid mõtteid. Mina, nagu te aru saate, et mul käib peas seda muusikat väga palju ja siis ma tundsin ennast selles kõiges ära ja siis ma mäletan seda, kui ma esimest korda olin ühel üritusel, kus rääkisin psühhiaatriga, siis ma ütlesin talle, et ma kuulen oma peas muusikat
Ta küsis, et vabandage, kas te kuulete seda muusikat või te kujutate seda ette? Mis vahet seal on, vaadake, et ühel juhul me peaksime teid ühiskonnast isoleerima, teisel puhul te olete lihtsalt andekas. Et loomulikult, kusjuures see on väga suur probleem, kui ma päev otsa näiteks miksin või kirjutan või salvestan ühte lugu, ma kujutage ette, mitu korda ma suudan ühte lugu päevas kuulata. No, väga palju, neid on ikka sadu kordi ja see käib, no tavaliselt käib ikka mitu nädalat hiljem käib see peas veel edasi-tagasi ja seal isegi ei aita see, et kui sa hakkad laulma mingisugust karukatit või mina ütlen karu ja sina ütled püksid. Et no see lihtsalt, see on nii sees, et see käib selle asja juurde. Kuule, aga Alen, suur aitäh sulle täna ja ma soovin sulle põnevaid hetki, äratundmisi ja palju inspiratsiooni nii selle raamatu kui ka Ponchikutega ja mul on väga hea meel teid jälgida ja ma väga ootan seda, et mis teist aasta pärast saab. Saab üks parem hunnik mehi, mul on selline tunne, parema tervisega parem hunnik. Ma loodan, et saab parema tervisega üks törts mehi. Ma tegelikult loodan seda, et saab palju parema tervisega mehi, sest et see meie probleem on üks osa või meie tegemised on üks osa, aga ikkagi see, et me üritame võimalikult palju kaasata, inspireerida ja tõesti mehed, et mina julgen nagu täiesti siiralt öelda, et võtke see raamat, lugege läbi ja mõelge, tehke mingisugused, aga olge enda vastu ausad. Selles mõttes, selliste raamatute puhul on see teema, et kui sa nagu ausalt ei ütle endale, et mul on see probleem või kui sa räägid, et ma tegelikult ikkagi nagu, ma tegelikult olen ilgelt tervislik. Et käid nädalas 8 korda tegelikult salaja kuskil burgerit söömas. Sellel ei ole mõtet. Ausalt vaadake endale otsa peeglisse ja lugege see raamat läbi ja tehke omad järeldused ja olge kõik terved. Mina tänan ka siit omalt poolt ja tõesti see raamat paljastab selle, kas sa oled filosoof või meister, kas tead või teed ja ka seda enne ei tea, kui pole seda raamatut kaanest kaaneni läbi lugenud. Ja nagu ma alguses ütlesin, siis seda raamatut saab läbi lugeda niimoodi, kui sul see on. Ja sa saad selle endale, kui sa lähed www.inspiratsiooniraamatukogu.ee ja selle sealt endale soetad minugi poolest kas või koos teiste raamatutega või lihtsalt niisama. Aga mina tänan siit poolt tänaseks õhtuks sind, kes sa meid kuulasid, vaatasid ja kutsun sind tagasi uuesti järgmisel neljapäeval, 3. detsembril kell 6 oma seinale, kus on juba uus külaline. Aga praeguseks ilusat õhtut, head tervist ja nautige seda aega, mis meil on antud iseenda jaoks ilma kimamata. Olge terved ja ägedad. Tšau!